No siiamaani on kõik inimesed sellest ainult ühtemoodi aru saanud, et see on seadusega keelatud ja siin mingit diskussiooni kohta pole. Ja ma arvan, et see olukord, kus riik peaks hakkama, Eesti riik reguleerima targeted killing või sellist sihtmärkide tapmist, et kas see oleks päris seesama riik enam, ma ei ole kindel. Ei oska ka midagi lisada, olen nõus täiesti. Või kui Eesti ise ei tohi tappa, kas Eesti võib anda füüsilist, vaimset või ainelist kaasabi teiste riikide eriteenistustele, kes taolisi rünnakud ellu viivad, et hiljuti tunnistas Ukraina luurejuht Budanov, et ukrainlased on üritanud Putinit tappa. Samuti on meedias käinud läbi mitmed juhtumid, kus Venemaale seotud isikud on leidnud koletu lõppu mõnes hämaras pommiplahvatuses. Markantsemalt said enda hulka propagandist Aleksandr Dugini tütar ja Vene militaarblogija Vladlen Tatarski ja hiljuti lendas õhku üks GRU kõrge mundrikandja. No see on natuke pikem jutt, et siin ei saa midagi välistada. Küsimus on nüüd selles, et luureasutuste koostöö on olemas, aga ma ei kujuta ette, et keegi läheks ühiselt planeerima kellegi tapmist. Need on nii sensitiivsed ja varjatud operatsioonid, et see isegi sellise organisatsiooni sees väga kitsasse ringi. Et ma ei kujutaks ette, et keegi seda teise riigiga jagaks. See võib olla jah, mingisugune muu olukord, kus palutakse mingisugust abi, aga ei, ma ei pea seda realistlikuks. Mina ei oska seda kuidagi kommenteerida, see on puhas julgeolekuasutuste temaatika, et mina ei ole selle supi keetmise juures kunagi olnud. No, nii palju ainult võib lisada, et see on ju ka selge, et kui hüpoteetiliselt selline olukord peaks tekkima, siis kus on ilmne, et inimelud on ohus, siis siin on ka ju vaja, siin ei ole võimalik julgeolekuasutuste juhil või juhtidel võtta vastu mingisugust ainuisikulist otsust, et siin on ju poliitilised tagajärjed, et siis peaks viima kurssi riigi poliitilise juhtkonna. No jah, on selliseid sõnatuid kokkuleppeid mingites lääneriikides olnud, kus mängitakse seda mängu, et julgeolekuasutuse juht võtabki teatud poliitilise riski mingisuguste tegude toimepanemisega ja kui nii-öelda asi vastu taevast lendab, siis ta astub tagasi ja mängitakse seda mängu, et poliitiline juhtkond ei teadnud midagi, eks on ju. Niisuguseid mänge on külma sõja ajal mängitud, eks. Aga ma arvan, see on natuke teine kategooria, milles Eesti riik on.